Reede õhtul mängib ERSO ka barokkpilve. Minul on käes siin üks barokkviiul, mis teda siis eristab sellest tavapärasest viiulist. Kui aus olla, siis on see sama viiul, millega mängitakse igapäevaselt. Ainult on mõningad ehituslikud asjad aastasadade jooksul muutunud. Ja need ehituslikud asjad on, kui te vaatate, siis see kael, mis on viiuli küljes, barokkviiuli küljes, on sirgelt. Tavapärase viiulil on ta väikese nurga all. Väike nurk annab siis kaasaegsele pillile natukene juurde pinget ja tugevust. Mis on veel erinevad, on häärestus, mis on pooltooni madalam. Laa, mille järgi siis terve orkester häälestatakse, on 415,3 hertsi. Tavapärane laa on 442 hertsi. Veel on erinevad, on keelte valik, kasutatakse puhtaid soolkeeli, nad on tehtud lambasoolest. Ülemistel keeltel, alumised keeled on ka mähisega. Veel on erinevad seda, et ka krihvlaud, mis on ebenipuust, on lühem, kuna barokki ajal ei mindud nii kõrgele. Ka on natukene õhulisem roop, siis see on see vahtrapuust tükikene, mille peal keeled on, ning ka keeltehoidjad puuduvad peenehäälestajad. Loomulikult on ka erinev poogen, mis on oma arengus võib-olla kõige suurema muutumise läbi teinud. Poogen on kerge, ta on peaaegu 10 grammi kergem, tavapoogen on 62, tema on umbes 50 grammi. Ning ka poogna materjal on niinimetatud ussipuu, mis on väga tugev ja jäik, kui te vaatate, kui te peenike ta on, aga näete, katki ta ei lähe mitte. Ja on ka erinev poognakon. Ja võib-olla ma teen ka 2 häält selle viiuliga, siis te kuulete, et ta teeb natuke teistsugust kõla.